Veenilaiendid on tänapäeval päris levinud tervisemure, aga abi on olemas, nimelt Estonian Vein Clinicu näol. Kõigepealt ma küsiks, milline on üks veenilaiend ja millised siis tänapäeva ravivariandid on? Veenilaienditest rääkides räägime me tegelikult ühest päris mitmekesisest haigusest, et tegelikult krooniline venoosne puudulikkus jagatakse 6 kategooriasse ehk siis C1 kuni C6 staadium. Ja C1 ongi siis pisikesed ämblikveenid kuni C6, mis on krooniline venoosne haavand. Aga positiivse külje pealt ütleks seda, et kaasaegsed veenilaiendite ravimeetodid on miniinvasiivsed ehk siis patsient tuleb kohale omal jalal, teeme protseduuri ära, patsient läheb omal jalal koju ja ei jää suuri arme, ei ole vaja üldnarkoosi, ei ole vaja spinaalanesteesiat. Meetodid on üsna mitmekesised, ehk siis meie kliiniku suureks plussiks on see, et me oskame neid meetodeid kombineerida oma vahel. Aga kust algab siis veenilaiendite haigus ja kust algab esteetiline probleem? Et siis C1, C2 loetakse selliseks pigem esteetikaks, ehk siis kui on ämblikveenid või on sellised palpeeritavad, ehk siis sõrmega katsudes on veenikomud, siis loetakse, et see on puhas esteetika ja alates sellest, kui jalg on veenilaiendite tõttu püsivalt turses, siis ehk siis C3 staadiumist on nii-öelda meditsiiniline probleem. Ja kui nüüd tõesti on juhtunud, et ongi see, diagnoositakse see varikoosne veen, kuidas seda siis ravida? Sõltuvalt siis probleemi ulatusest me saame kas pakkuda skleroteraapiat ehk siis vahusüstimist veresoontesse, kui on suurte pindmiste veenide puudulikkus, siis on tihtipeale vajalik juba kas laserravi, radiofrekventsablatsioon või siis kasutame spetsiaalset meditsiinilist liimi. Nii et kõik naised ja ka mehed võiksid siis esialgu tulla konsultatsiooni ja siis mida te soovitate konsultatsiooni ajal? Loomulikult soovitan kõigil tulla konsultatsioonile, sellepärast et konsultatsioonil on meil patsiendi jaoks aega. Patsient tuleb kõigepealt, võtab istet ja täpsustame, mis on tema jaoks kaebused, mis on tema jaoks eesmärk. Kas teda häirib esteetika, jala välimus või on tal ka mingisugused sümptomid, näiteks valu, turse. Ja siis järgneb kõige tähtsam osa ehk siis ultraheliuuring. Ja meie kliinikus on niimoodi, et see arst, kes teeb ultraheliuuringu, konsulteerib patsienti, teda ka ravib edaspidi. Kas siis tehaksegi raviplaan ja kui pikk see kestus võib olla selle ravil? Näiteks mõne haigega määrame talle laseroperatsiooni, teeme operatsiooni ära, kaebused tal kaovad ja kõik on hästi. Aga teisel patsiendil, kellel on keerukam anatoomia, tihtipeale on vaja lisaks operatsioonile teha ka mõni protseduur juurde, võib-olla 2 nädala, 4 nädala pärast. Aga kas on sul ka mõned näited tuua, et miks peaks siia Estonian Vein Clinicusse tulema, et kuidas siis inimese elukvaliteet paraneb pärast seda külastust? Kui nüüd rääkida näidetest, siis tavapäraks on see, et patsient tuleb operatsioonile ja järgmisel päeval kutsume kontrolli ja juba siis öeldakse, et nii tore oli siin käia, ma tunnen, et läks hästi, üldse ei olnud nii hirmus, siis patsient tuleb circa 6 aja pärast kontrolli. Väga paljud juba ütlevad, et jalad ei lähe enam turse, ei valuta, ka visuaalne pool on paremaks läinud. Ja kui nüüd inimene tahaks tulla konsultatsioonile, kuidas ta siis saab ühendust võtta? Kõige parem meiega ühendust võtta on vaadata meie veebileheküljelt www.evc.ee, esialgu lisainfot, seal on ka kontaktid olemas. Ja veel kord rõhutan seda, et meie meetodid erinevad tavalistest klassikalistest meetoditest, ehk siis meil on laserravi, radiofrekvents, meditsiiniline liim ja skleroteraapia, mis siis on niivõrd põnevad meetodid, et ehk soovite ise ka sealt pisut lisa lugeda, mis need endast täpselt kujutavad.